Praegu, kui väljas on talv, siis hoonete soojapidavus on võib-olla kõige olulisem teema ning kui eramaja puhul me saame tegelikult termokaameraga maja nii-öelda väljast poolt kontrollida, et kas meil on soojalekkeid või ei ole, siis katuselt me tegelikult maja vaadelda termokaameraga ei saa ja nii jääbki see katuse osa selliseks halliks alaks. Rääkimata siis juba kõrgematest hoonetest, korrusmajadest, kus on vaja ka mitmesuguseid visuaalseid ja ka termograafilisi kontrolli majadele teha, aga kuidas me sinna üles pääseme? Astun sisse sellisesse firmasse nagu droon.ee, et küsida, kas nemad võivad selle koha pealt nagu abi osutada. No see on üsna tavaline, et droonidel on meil kaamerad, fotoaparaadid küljes, me saame ilusaid pilte teha, aga kas sellist termograafiat drooniga on ka võimalik teha üldse? No drooniga on võimalik kõike teha, muidugi on, lihtne vastusest on. Aga natukene täpsemalt selgita, need on siis juba erilised riistad, jah? No ütleme niimoodi, et erilist ongi täpselt nii palju, et on pandud siis termokaamera ja droon kokku, et ega termokaamera iseenesest ei ole ju mingisugune eilne leiutis, et see on ikka juba üleeile ja veel varemgi leiutatud ja ka väikeste asjade küljes, nagu kas või mobiiltelefonid on ju. Aga nüüd on lihtsalt siis erinevas võimekuses termokaamerad ka droonide küljes ja kõik need omadused on kombineeritud siis lendamisega ehk et selle koha peal, kus vanasti võisid maa pealt termokaameraga vaadata, siis nüüd sa saad seda kõike teha õhust ja see annab väga palju asju juurde, otsingud, majakatused, eks ole, kõik mida ülevalt paistab, kõigega saad selle termodimensiooni juurde ja selle arvelt siis väga-väga palju laieneb see kasutusvaldkond. Aga ehituslikus mõttes kõik see jällegi, mis puudutab ülevalt vaatamist, mida sa muidu peaks minema mingi redeliga tegema, nüüd sa võtad drooni, kas või see, et vihmaverennid on täis puulehti, eks ole, korrusmajadel, selleks, et sa varem seda teada saaksid, siis tuli tellida kohale mingi tiim, mingid kraanad ja vaadata seda, eks ole, maa pealt, nüüd võtad drooni, veerand tundi ja tehtud, eks ole, samamoodi ütleme seal katuse konstruktsioonid, eks ole, kõik sellist asjade monitoorimine. See nii-öelda viimase peal tehnika, see on tavaliselt küllaltki kallis ja selle hankimine võib käia üle jõu, kas ühele firmale üksikisikust rääkimata. Droon.ee teeb teenust ka, et te aitate abivajajaid. Jaa, seda on ka tehtud väga erinevates, kuidas ma ütlen, nagu konfiguratsioonides, et on siin termokaameratega, ka drooniga õhust, eks ole, et loomulikult Päästeametid, kõik need sektorid on siin täna ka juba väga palju ostnud endale seda võimekust, meie tegeleme ka nende koolitamisega, sest et tegelikult ega see aparatuur, olgugi, et ta täna lendab väga palju ise, ikkagi peab olema lõpuks inimene, kes ikkagi teab, kuidas ja mis, et seda kallist tehnikat kasutada, et see ikkagi puuotsa ei lenda, eks ole, nii et selle koha pealt meie oleme täna rollis, kus me hea meelega pakume seda teenust, et abistada, käia, aidata ja loomulikult ka, kui on kellelgi huvi neid endale soetada, eks ole, siis kõik see nagu tee läbi käia, et neid saaks kasutada nagu maksimaalse efektiivsuse. See pood konkreetselt nüüd, kui me seda silmas peame, eks ole, et siin on igasugust kraami, siin on alates elektriliikuritest, personaalsetest, kõik võimalikud tasakaaluliikurid, tõukerattad, puldiautod, kõik selline kraam, mis tegelikult isadele nagu kogemus näitab, pakub nagu väga palju huvi, aga kui mänguasjadena, eks ole, siis alates nii-öelda peaaegu imikujast peale, et kõik võimalikku tehnoloogilist kraami. Ja teema lõpetuseks tahaksin rõhutada, et kui teil on selline olukord, et te vajate ülevaadet oma metsadest, oma põldudest, oma ehitiste tehnilisest olukorrast, siis võtke kontakti droon.ee meeskonnaga, nad tulevad kohale ja aitavad teid.